Jõu. Hakkame räppima. Peame mõtlema läbi. Nii, mõtleme läbi. Oota. Tere tulemast Samm Vabadusse podcasti. Minu tänaseks külaliseks on mees, kes on YouTuber. Ta on võitnud 4 play-nuppu ja ta on üks ainukestest nii-öelda YouTuberitest, kes kaasab videodesse ka nii-öelda enda perekonna. Tere, Hensu. Tere. Täpsemalt öeldes siis Hendri Karpov, aga ma kutsun teda siis terve nii-öelda podcasti vältel Hensuks, et Hensuks siin vist kogu aeg kutsutakse. Sõbrad hakkasid kutsuma ja siis sellest sai ka nimi. Okei, et paar podcasti tagasi käis meil külas Andrei Sevakin ja temalt me ka nagu küsisime nagu seda, et kuidas nagu temal selle nii-öelda pandeemia ajal nagu läinud on, kuidas tal nagu praegu läheb. Küsin ka sinu käest, et sina oled ka YouTuber, tema vastus oli enamasti see, et kõik on hästi, YouTuberitel lähebki hästi. Kuidas sinul selle nii-öelda pandeemia ajal läinud on? Tead nagu Ameerika mägedel, et selles suhtes on tõuse ja mõne, aga ei, tegelikult ma pean ütlema, et ei saa kurta. Kuigi see, et kui me räägime YouTube'ist, siis hästi paljud, ütleme, välismaa tegijad, keda ma vaatasin, need näiteks just mingi vlogerid, kes käivad väljas, nii edasi sõpradega, et need nagu paid pausile asja. Ja ütlen ausalt, et ma vist tegin ka vloge ainult suvel. Ja enamus ongi see, et kus on nagu, ütleme, me kutsume sit-down videoteks neid, et kus sa istudki või sa oled nagu, koha peal nii-öelda, et hästi paljud igatsevad neid vloge, aga ma ei saa lihtsalt minna välja ja lustida ja samuti meil on talv, et nagu suvel on palju lihtsam kõik, aga ei, ma ei saa kurta, asjad võiks palju hullemini olla. Tegelikult kui me vaatame meie nagu Eesti talve, siis see on nagu selline, et külma siin midagi ju erilist ei ole ja tegelikult saab nii mõndagi nagu... Kus sa viimased nädalad olnud? Ma ei tea, minu jaoks on nagu täitsa soe olnud. Ei, selles suhtes on hästi ilus talv olnud see aasta ja... Kas nagu selle pandeemia ajal on sul nagu ka selliseid nagu koostöid ja selliseid asju vähemaks nagu tõmbanud või tegelikult nagu mitte midagi nagu selles mõttes muutunud ei ole, et koostöid ikka püsivad, vloge sa ikka teed, videosid sammuti või kuidas nagu sellega nii-öelda läinud on? Tegelikult kevadel, kui oli teistel ma kuulsin, et oli, siis mul ei olnud niimoodi, aga see on ka see, et ma olen seal topis, tegelikult on see, et mul on hästi palju pakkumisi tuleb, aga ma ei võta neid üldse paljusid vastu, kui nad ei meeldi mulle, ehk ma olen see vend, kes võtab võib-olla 5%, 100% võib-olla vastu üldse, see peab mulle väga meeldima. Aga ma olen väga tänulik, et mulle tuli neid pakkumisi ja on siiamaani tulnud ja kuigi on võib-olla tiba vähem nüüd, kui aasta algas, aga see on alati see, et aasta algul, see on iga aasta niimoodi, et enne aasta lõppu läheb kõigil kiireks, sest on vaja raha kulutada, kui on need mingi projektirahad või mis iganes, et mis on nagu alles ja siis kõik tahavad detsembrikuus sinust mingi 50 koostööd saada, vaata. Et aga ei, väga mul on vedanud. Kui natukene me räägime nagu sinust, siis väga paljud inimesed ei teagi nagu võib-olla teatud fakte, et sa oled tegelikult pärit siit samast Tartust, Ülenurmest. Sa käisid Ülenurme koolis, siis sa lõpetasid ka Poska, mis on minu keeli võib öelda, et see on nagu üks Tartu üks kõige kõvemaid koole nii-öelda Hugo Treffneri kõrval. Oled sa nõus sellega? Absoluutselt. Ja siis sa läksid ülikooli. Et ülikoolis vist väga pikka pidu sul ei olnud, et peale esimest kursust sa vist mõtlesid, et pigem see ei ole nagu sinu või mis selle ülikooli ajal nagu üldse seal toimus? Ülikooliga oligi tegelikult siuke lugu, et peale Poskat ma ei teadnud täpselt, mida teha. Ja siis ma hakkasin mingi kirjandust lugema ja ma avastasin reklaamiduse koha pealt, et ma avastasin, et ma olen enda teadmata tegelenud ise turundusega, nii-öelda nagu ennast müünud, et kogu see aeg, kui ma olen teinud sotsiaalmeediat, ja siis ma proovisin BFM-i reklaamindust ja imagoloogiat, kui ma õigesti mäletan. Ja ma ei saanud sinna ja siis oligi see, et ma proovin siis mujale, et võib-olla nagu niisama, et passima ei jääks ja kuskile, kus ei oleks väga siukseid keemiat, füüsikat, asju, mis mind väga ei huvita. Aga mind huvitasid teised asjad ja ma sain
semiootikasse sisse isegi ja siis, mis oli nagu huvitav, aga see oligi niimoodi, et igale poole igaks juhuks on see paanika, vaata, et sa pead minema edasi õppima, eriti noh, ema sisendas seda ja ütleme, et teised võib-olla. Ja siis ma läksingi infokorraldust õppima Tartu Ülikooli. Infokorraldus on siis, paljud ei tea, paljud mu sõbrad siiamaani ei tea või ei saa sellest aru ja peavad iga küsimas, on siis raamatukogundus, museoloogia või muuseum siis nii-öelda ja miks just see arhiivindus, sellepärast, et ta tundus selline, et võib-olla siuke uuem ala, et noh, nagu mulle meeldib siuke uuem, et siis on nagu võib-olla lootus ka, et see ei kao kuskile või et seda on vaja vaatast nagu me elame info ülekülluses ja ma läksingi sinna ja kuna seal ei olnud nagu seal ei olnud midagi rasket minu jaoks. Aga selle tõttu juhtus ka see asi, et ei olnud ka midagi huvitavat minu jaoks, et ikkagi tuli sellest kõigest välja see ja oligi siis peale, ma sain väga palju lahedaid tuttavaid, muidugi kursus oli selles suhtes, et meil oli vist 25, 3 olid poisid või, et see oli väga huvitav, aga oligi see, et kui me käisime, nagu ma väga oskan nüüd hinnata nende inimeste tööd, kes töötavad arhiivis, dokumendihalduses ja raamatukogus või muuseumis ja nii edasi. Ja kui me käisime praktikal siin samas Oskar Lutsu raamatukogus, kus on nagu, mulle meeldib hullult see raamatukogu ja see vibe ja kõik see, aga kui ma vaatasin neid mõnda inimest seal, kes seal töötanud on terve elu võib-olla ja seal vaikuses, siis ma mõtlesin, et isiklikult minu jaoks see asi ei toimiks, ma arvan, ja ma ei tahaks, ma üritan hästi viisakalt praegu, sest et ma väga austan nende tööd ikkagi, aga siis ma mõtlesingi, et davai, et põhimõtteliselt teen elus esimest korda nagu enda otsuse või nagu täiesti ise otsuse ja võtan vaba aasta ja teen oma OÜ, sest et mul oli nagu usku sellesse, mida ma teen ja kõik need võimalused võib-olla, mis võiksid tulla ja need, mis olid olnud. Ja siis sealt, ütleme niimoodi, et emaga sealt ja niimoodi, et sealt tuli siuke väike pingeline periood, kus me paar päeva elus esimest korda ei suhelnud. Ja siis isal oli suva, tal oli nagu suva ja siis lõpuks ikkagi saime jutud räägitud ja siis sealt see asi nagu läks suurema hooga lahti. Just nagu viimati, kes on nagu pigem jälginud sinu nagu YouTube'i kanalit ja näinud sinu nagu videot, siis just viimati sa kolisid ka oma nagu pere juurest minema, et kas see oli nagu neile emotsionaalselt päris nagu selline kellel oli nutt ja kellel mitte ja kuidas nad nüüd nagu seda juba nagu vastu võtnud on, kui sa oled juba, siin mingid kuud oled juba mujal elanud? Ja minu viga oli see, et ma arvasin, et ei ole lahe üks filmida videot, see, et ma teen nagu üllatuse, vaata, kogu aeg on ju need naljad, et kunas sa välja kolid ja sa oled nii vana, aga siis ma ei öelnud neile ette, et ma olen terve suvi otsinud elamist ja siis ma ütlesin samal päeval, kui ma hakkasin kolima ka, et viisin nad siis ükshaaval sinna korterisse ja ütlesin, et teate, et mina hakkan nüüd siin elama ja ma ei ela enam teiega, on ju. Ja siis see, mis sealt tuli, üks asi oli see, et Grete, kes mulle kogu aeg puitpäeva alla nuttis lihtsalt niimoodi, et ta ei suutnud lõpetada ja ma ei saanud aru, mis toimub. Ja siis, kui ma viisin oma ema, ja see oli üks raskemaid ja kurvemaid hetki mu elus, sest et tema oli niimoodi, et ta kuidagi võttis seda nii tõsiselt. Tal tuli 3-kordne migreen vist peale seda, ma arvan. Selle nädala oli see lihtsalt nagu väga pikalt ja ma tundsin ennast nii halvasti. Tavaliselt on see, et kui saad uue place'i kolid välja, siis on mingi ülilahe, siis ma ei saanud nagu 100% seda tunda. Aga ajapikku ma ütlesin talle, et see ei tähenda seda, et ma tean, et see on ajutine ja mul ikkagi nagu üks unistus on see, et Vaemere ääres on ju Kreetale elada on ju talvel. Aga teine on see, et ma tahaks sinna meie enda Ülenurme, kuna ta on tore koht nagu tulevikus, tahaks ikkagi enda maja ehitada. Sest meil on nagu seal maad ka ja värki, see nagu rahustas ta maha vaata. Aga nüüdseks on nagu see, et ära harjunud ja nagu ma käisin väga palju ikkagi seal, sest et seal saab süüa. Ja perekonda näha. Väga paljudes nagu sinu videodes on üleüldse sinu nagu perekonda näha, sinu sõprus, hästi palju inimesi kaasad koos endaga. Kas nagu Kuidas nagu nendele see nii-öelda kuulsus mõjunud on? Et kas on tihti näiteks su emale tullakse poes ligi ja öeldakse, et vaadake, et see on see Hensu, kus ta ema või õele või kuidas neil nagu on selle looga? Selle looga on see, et mu ema on õpetaja
ehk ta puutub väga paljude lastega kokku, nagu koolimajas, nagu kõik õpetajad, ja ütleme niimoodi, et see on, ja noh, teised õed on koolis, kus on samuti väga palju noori. Ja seda on päris palju olnud, et ütleme, et noh, ema on helistanud, kuule oota, et ma olen siin, ma ei tea, mis ta oli Võru seal nii-öelda kaubamajas või see keskus seal on, et mingid nagu noored luuravad siin põhimõtteliselt või umbes neid olukordi on hästi-hästi palju ja ütleme, et nagu nüüd ma olen ise ka avastanud, nagu mul tegelikult ei meeldi see tähelepanu nii väga, mulle meeldib nendega suhelda, tagasisidet saada, et seda on nagu näost näkku nagu inimest, kes nagu jälgib sind ja kuulab või vaatab, et see on nagu väga-väga lahe. Ja, aga no ütleme, et pigem, noh, ma olen olnud siuke introvert, kes on võib-olla õppinud olema ekstrovert, kinda, aga nüüd on ju meil maskid. See tähendab seda, ma mäletan, kui ma esimest korda poodi läksin ja ma panin maski ette ja siis ma kõndsin niimoodi, et wow, et keegi nagu ei vaatagi või nagu ei jõllita ega midagi. Oh my God, ma saan sinna minna ja ma saan sinna, seal on noortekamp ja ma ei pea nagu neid nagu avoidima või noh, nagu eemalt minema. Et ma tundsin sellist nagu vabadust, et see oli nagu nii huvitav, sest see ongi see, et tegelikult noh, üks asi, kui ma kõnnin tänava peal ja kui keegi vaatab või jõllitab, siis minu esimene mõte on see, et kas mul on nägu must või nagu ma ei ole siiamaani ära harjunud sellega. Et see on hästi huvitav. Kui me räägime natukene veel ikka ja surume seda nii-öelda YouTube'i värki ja räägime sellest, siis noh, kus tegelikult sina oledki põhiline nii-öelda ka üks nendest teguritest siin Eestis mõnes mõttes, kes suunda nii-öelda mudib, siis ma just ka hiljuti ja mõned kuud tagasi ikka jätkuvalt vaatasin sinu seda esimest videot, kus sul oli ikka täiesti piinlik, sa küsisid, et normaalne inimene ei tee seda, et ta ei võta seda kaamerat ette ja ta ei hakka sinna rääkima ja ta ei tee seda, issand, et ma olen jumala ebanormaalne. See oli aasta 2016, nüüd on aasta 2021. Ma tahtsin 20 öelda praegu, oh my God, jah, 21, jah. Mis on muutunud sinu jaoks ja kuidas sa nagu vaatad seda esimest videot ja kuidas sa vaatad praeguseid videosid? Nagu, no üks asi ongi see, et enesekindlust on kindlasti rohkem juurde tulnud, aga see ongi see, et noh, ma mäletan, kui ma vaatasin seda, kui ma tegin oma 100. vlogi nüüd eelmine aasta, siis ma panin sinna, et ma tegin nagu järgi seda esimest videot, et nagu panna side by side või midagi sellist, ma ei mäleta enam. Et hästi-hästi palju kindlasti on muutunud, et enam mul ei ole seda delfiinitapeeti seal toas, on ju, mis seal tookord oli. Ja ma mäletan, noh, mul oli raamatu kuhja peale pandud telefon filmima, et ütleme, et üks asi on ka tehnika, mis on kindlasti veits paremaks läinud. Ja no ongi võib-olla see vaba olek, aga samas on see, et üks tuttav nagu pani tähele seda, et ta ka just vaatas seda hiljaaegu ja ta ütles, et sa ei pannud nagu endale maski ette, et sa ütlesid ka seal videos, et tulge minuga kaasa, vaadake minu ebaõnnestumisi ja vaatame, kuidas läheb vaata, et ma ei nagu tegelikult olen nagu, mingis mõttes ma ei taha öelda, et ma olen nagu väga muutunud, sest et ma olen ikkagi olen nagu mina ise, no inimesena me kõik nagu areneme ja muutume, aga nagu ütleme, et midagi väga drastilist võib-olla ei ole, lihtsalt enesekindlust on juurde tulnud võib-olla, jah. Seal videos sa mainisid ka, et kõige tähtsam oli sinu jaoks, et nagu jää ise endaks, et seda ma just tahtsingi järgmisena küsida, et kas see on nagu mõjunud, et see, et sa ütled ise endale, et sa pead jääma kaameraas ise endaks, kas sa oled kuskil ka seda vunki nii-öelda kõvemini juurde lükkanud või pigem on see olnud tahtlik või siis nii-öelda tekkinud sinust endast või oled sa tahtlikult seda teinud? Nagu enesekindlust leidnud või nagu... Pigem seda, et sa oled tahtlikult vunki juurde nagu keeranud mingitele tegevustele. Selles mõttes, ja, no sellega on ka see, et fake'ida ei ole mõtet, aga sa saad alati, ma alustan videoid, siis on ka see, et sa pead ennast natuke üles haipima, sest et see on nagu ükskõik, kus sa lähed lavale või kuhu iganes, et inimestele meeldib vaadata ikkagi nagu energilist inimest, ma ei ole kõik igas videos nagu süke nagu over the top või mingi et mul on ka neid rahulikum tõsisemaid videoid on ka, aga neid võib ka nagu naljakad olla või nagu sinna lihtsalt on nagu teises stiilis natuke, et kindlasti on mingit vunki juurde, et nagu, et kas ma panen enne videot oma mingi lemmiklaulu peale ja siis tantsin nagu mingi lollakas, on ju. Ma proovisin seda eelmine kord ja siis see oli nii totter minu jaoks, aga see ajas mind naerma, sest see oli nii totter ja siis ongi see, et sa lähed nagu hea tujuga juba nagu sinna sisse. Et kindlasti jah, vunki juurde, jah.
kindlasti me peame natukene rääkima, kui me sotsiaalmeediast üldse räägime, siis natukene ka selle nagu negatiivse poole pealt. Et kui palju on sinul olnud neid nagu momente või noh, ütleme ausalt, kui palju on sinul olnud neid nagu heitereid, kes on sulle nagu südamesse pugenud, kes on noh, ikka rõvedalt ütlenud, et kuule, et sa oled ikka noh, see ikka üldse mulle ei meeldi, noh, kuigi neid ei tasu üldse tõsiselt võtta, noh, heiterist peame ka aru saama, aga kui palju sellised momente on olnud? Kui sa küsid, kes on südamesse pugenud ja ma ei mäleta mitte ühtegi inimest, kes on nagu, neid on väga-väga palju olnud, aga ütleme, et nagu, et ma mäletaks, see inimene ütles niimoodi, nagu ei ole ühtegi. Sellepärast, et näost näkku sulle ja keegi öelnud kunagi midagi sellist vaata. Ja ma olengi, see on nagu, vaata, kui ma läksin, kui mind võeti telesse nii-öelda või nagu see kogemus oli, siis läks, ütleme, et nagu sellest sotsiaalmeediast läks asi natuke kaugemale, et ma läksin nii-öelda nagu noh, tava üldmeediasse vaata, kus tehti igasuguseid uudiseid ja siis seal olid mingid draamad ja pidevalt on mingid noh, siuksed asjad ja siis kõik võtavad sõna ja kommenteerivad ja siis ikkagi sa satud paratamatult neid lugema. Ja et ütleme, et nendega nii-öelda toime tulla on nagu ajas muutunud, ma olen erinevaid meetodeid kasutanud, et üks ja kindel asi selle kõige juures on see, et kui sul on sõbrad ja perekond ja nad teavad sind päriselt ja sa saad neile sellistes olukordades võib-olla nii-öelda tugineda või noh, otsida nii-öelda sellist, noh, kes mõistavad sind. Aga noh, see kõik on nagu naljakas asi ja siis ma mõtlesin, et eile, et ma vaatasin nagu mingi välismaa mingit inimest, kes mulle väga meeldib, kes on väga hea või eestiski, et ma mõtlesin seda, et kõigil on kõigi kohta tegelikult midagi öelda. Mõtle nagu inimesele, kes on üldse ei ole problemaatiline, kes on väga-väga andekas ja temast tehakse uudis, siis seal on ikkagi paar negatiivset kommentaari, sest kõigil on kõigi kohta midagi öelda ja see, et nagu noh, ja see ei ole konstruktiivne kriitika, et seal on kindlasti väga suur vahe, kas on konstruktiivne või mitte. Ja kuskil ma kuulsin, noh, neid asju peab mõtlema, nagu ma pean mõtlema nii pidi, sest et ma olen ka inimene ja see ikkagi nagu, et kuidas sa ikkagi toime tuled, sest et need kommenteerijad, nad ei mõtle niimoodi, et nagu, et ta on nagu päris inimene, kellegi poeg, kellegi vend on ju ja nii edasi. Et ongi siuke lahvimine, sa oled ekraani taga ja siis keegi kuskil podcastis ütles samamoodi, et kuidas ta nagu kriitikaga toime tuleb, on see, et tema jaoks on päris see, mis on tema ees. See, mis kuskil mujal on, mida ta päriselt ei näe või ei kuule, see ei ole päris, see ei ole reaalsus tema jaoks. Et see väga huvitav mõte. Et noh, ei ole lihtne, aga samas ma ei saa kurta, sest et nagu selle tõttu ma ei ole kunagi nagu inimesed arvavad, et nagu avaliku elu tegelased, et nad nagu otsivad kõik tähelepanu. Ma pole never ühelegi ajakirjandus, ma ei tea, väljaandale või millelegi iganes kirjutanud, et tehke minust uudis. Ma pole never niimoodi tähelepanu otsinud või niimoodi. Ma olen lihtsalt enda asja teinud ja sellest tehakse asju. Et ma ei ole kunagi palunud, et ma olen näiteks öelnud hästi paljusid intervjuusid selle tõttu ära, sest ma ei taha nii palju tähelepanu saada. Ja ongi see, et aga inimesed noh, võtavad seda, kui et no, mida ta siin meie tööle ja mida ta otsib tähelepanu siin ja nii edasi, et noh. Aga noh, see vist käib asja juurde kahjuks. Jah, ma arvan, et kõigil on heiterid. Ma arvan, et ei ole mitte ühtegi inimest, kellel ei ole midagi halvasti öeldud. Et noh, kindlasti võib-olla keegi vaidleb nagu selle minu nii-öelda öeldu vastu, aga nagu ma arvan, et see on nii, et kindlasti on neid, kes noh, ikka tulevad ja ütlevad ja kargavad ja üritavad midagi nagu selgeks sulle teha, et kindlasti neid on. Aga samamoodi, jah, ka eelmises podcastis mul oli ühe tuttava Karl-Hans Sammeliga oli mul podcast ja me rääkisime täpselt seda sama, et kuidas siis nendesse heiteritesse nii-öelda suhtuda. Ja oligi meil nagu selline moment, et tema ütles päris nagu õigesti, et kui sul on heiterid, siis see on nii-öelda kütus raketile. Et väga hea, et las ta olla see heiter, et ta paneb sulle dislike'i või ükskõik mida iganes, ta on sinu fänn. Heiter on see, kes tegelikult jah, vaatab terve sinu video läbi, et leida sealt see tükike ja öelda sulle halvasti. Et noh, kui tavaline inimene võib-olla vaatab esimesed 20-30 sekundit võib-olla ka sellest podcastist ja paneb selle kinni, siis heiter on see, kes selle lõpuni vaatab, et leida neid tükikesi. Ma panin isegi selle osa, panin enda sotsiaalmeediasse TikTok'i ja juhtus tegelikult selline asi, et kuna me rääkisime seal nii-öelda selles osas, et jah, et kui me midagi inimesena püüame öelda ja see Andres 40 tuleb sinna kommentaariumisse ütlema, et kuule, et sa oled ikka haige värdjas, haige jobu, mis iganes, siis TikTokis juhtuski selline asi, et see video on muideks päris viraalseks läinud, seal on vist üle 500 laigi, mul tavaliselt praegu ei ole nagu seda nii läinud
ja tuli ka sinna see Andres 40, kes oli päriselt vist endale pannud selle konto nime Andres 40, võib-olla ta ongi see Andres 40 ja ütles, et me oleme peded. Et noh, tõesti, noh, ei ole nende inimeste kohta midagi öelda, aga samas ma pean neid nagu mõistma ja pean aru saama. No kas sa pead päris, sest see on tegelikult nagu, no tegelikult see annab väga palju juurde, sest ma mäletan, ma mõtlesin ka algul ja siiamaani tegelikult mõtlen, et ongi see, kui sa mõtled enda kohta, seda, kui sul on halb tuju, kui sul on midagi elus halvasti, siis on see, et teine kord võib-olla oled sa äkilisem ja ütled oma lähedastele ka midagi, kuigi nagu see on täiesti alusetu ja mõttetu. Et ongi, et võib-olla nende inimeste elus on midagi valesti. Need on tavaliselt need, kes riiki süüdistavad kõiges enda vigades, kõiges negatiivses, mis iganes. Et need ongi siis see, et neil ei ole võib-olla sellel inimesel, kes niimoodi kirjutas, tal on võib-olla sitt päev. Tal on võib-olla väga-väga halb päev. Ja siis ta lihtsalt, ma sattusin ette talle ja ma olin esimene, kellele ta lihtsalt sai võib-olla välja elada ja ta liigub edasi. Ja samamoodi peaksin ka mina tegema, et või noh, kunagi ei ole mõtet vastata neile. Sest see on energia raiskamine. Täpselt. Et ma mõtlesin nagu selles mõttes, et nagu mõista neid, et mõista selles mõttes, et jah, et ma räägin võib-olla jah, et kui inimesel ongi halb päev ja nii edasi ja ta tuleb mulle video alla, mind solvama või kedagi nii-öelda minu külalistest või mis iganes, siis mõista selles mõttes jah, et tõesti, võib-olla tal ongi sitt päev ja võib-olla tal perega on juhtunud midagi, mis iganes, et ta tuleb ennast välja elama just sinna, et tal, ma ei saa seda küll pahaks panna, aga samas mõnel inimesel ju siis ei ole see kohale jõudnud, et ta on vales kohas ennast nagu nii-öelda välja elamas, aga see selleks. Aga nii-öelda tulles sinu nagu pere juurde ja küsides nagu ka pere kohta, kas ka pere suunas on olnud nagu selliseid nii-öelda lööke, solvanguid võib-olla, mis iganes, keegi on, ma ei räägi kommentaariumitest, võib-olla, tegelikult nagu sa ütlesid, et näost näkku keegi ei tule mitte midagi. Et ka nii-öelda Seva mainis seda meie podcastis, et mitte keegi ei tule reaalselt näkku sulle ütlema, et kui sul midagi viga on või sa oled nagu kehv. Mitte keegi. Ma olen täiesti nõus sellega. Aga kas on nagu ka näiteks kommentaariumites siis olnud sinu nagu pere kohta mingid selliseid, kuidas öelda, mitte väga ilusaid kommentaare või sellised asju? Jaa, on küll olnud, sellepärast, mina ei tea, mille pärast ausalt öeldes, aga on küll olnud ja halb päev, aga samas on see, et ma ütlen ausalt, need ma olen ära kustutanud, kui need käivad minu õe või mu ema või nagu nende inimeste kohta, kes on videos, sest nemad on seal vabatahtlikult, palun, nagu viska minu suunas, aga mitte nende suunas. Ja see on see, et nagu nemad ei vääri seda absoluutselt, sest et nemad võib-olla ei ole nagu sihilikult valinud, et teha niimoodi, nad nagu on abiks mulle ja nagu ja siis ongi nagu need ma võtan ära aga ma ütlen ausalt, ma praegu täiega põen, ma avastasin mu väiksel õel, kes on 10-aastane, et tal on TikToki kasutaja, kuhu ta on nagu jõudsalt teinud ja ma tean 10-aastased ja TikTok. Seal on noorematel veel, seal on beebid, nad tulevad usast tulevad välja. Et ma täiega põen seda, et kui näiteks peakski mõni TikTok tal minema niimoodi nagu, TikToki algoritm nii-öelda võimaldab minna, et täiesti suvalistel videotel ja ma tean, kui brutaalsed on need kommentaarid. TikTokis on kõige hullemad kommentaarid, hullemad kui Delfis. Et ma ei tea, et kas ma mõtlesin, ma räägin temaga, valmistan teda ette või nagu kõigest, jumala haige, kui tegelikult hakata niimoodi mõtlema, aga lihtsalt see ongi nii. Isegi neid videosid vaadates, nagu mida need noored nagu teevad seal, nagu see on jumala põlgastav tegelikult, et nagu kuule, come on, et nagu mis toimub, et tegelikult justkui jah, me nagu mõnes mõttes endale nagu sisestame, et kõik on üli hästi, meil on Eestis võib-olla täitsa okei, et kui me välja arvatud maskid ja pandeemia ja kellel sai poes WC-paber otsa ja nagu sellised asjad, välja arvatud see, aga selles mõttes ikka nagu tuleb neid momente, kus sa nagu mõtled, et kuule teem, et asi kisub väga hapuks, et see on nagu, ka minagi vaatan vahepeal neid 12-10-aastaseid seal TikTokis, kuigi ma ei ole väga palju seal, aga neid asju nagu lööb mulle ette ja ma vaatan lihtsalt, et mida su vanemad teevad, mis toimub, et palun ära tee seda, et kes on laivis ennast, ma ei tea, lõikunud või mis iganes, need on nagu väga retsid asjad ja see on jah, aga jah, jällegi see selleks, et see negatiivsus, pigem räägime ka positiivsematel teemadel, mis me sellest nii palju sellest jamast ikka räägime. Ma arvan, et seda me näeme iga päev ja saame sellest kogu aeg rääkida. Aga tulles nagu nii-öelda
selle küsimuse juurde, et YouTube on kindlasti üks su kirgi, on ju? Noh, peale kalal käimise. Jaa. Täpselt, on ju. Ja kuidas sa enda jaoks nagu selle kire nagu avastasid, et kuidas sa läksid seda esimest videot tegema, kuidas sul see mõte üldse tuli ja kuidas sa sellesse nii-öelda rongkäiku üldse sattusid? Värvati sinna kalti. Ei, tegelikult ei see, et ma olen vaatanud alates, ma ei tea, kuna see YouTube loodi mingi 2006-2007, no igatahes 2008-2009-2010 kõik see aeg ma vaatasin ka teisi YouTubereid ja peale seda, et hästi kaua juba nii-öelda kaasa elanud ja siis hakkadki vaatama, et oh my god, see kõik tundub nii fun ja sul tekivad enda ideed ja et oh, ma teeksin võib-olla nii ja nii seda ja teises võtmes võib-olla ja siis ühel hetkel, ma ütlen ausalt, et Poskas, kui ma käisin, siis seal oli väga innustav kirjandusõpetaja, eesti keele õpetaja, kes sai nagu pidevalt, et üks asi ta nagu õpetas meile seda ainet, teine asi ta nagu õpetas ka eluks meid, et nagu, et mingeid asju, et põhiline see tuntud lause, et astu oma mugavustsoonist välja ja ta nagu, üks asi on seda öelda, teine asi on tegutseda ja siis me kõik nagu pidime mingit moodi võib-olla tegutsema ja ma tegutsesin sellel suvevaheajal ja ma proovisin ja siis sealt see kõik pihta hakkaski, sellepärast, et ma peale seda, et ma räägin, et ma olen nagu mingis mõttes introvert olnud, kes on nagu õppinud, et ma olengi ennast surunud välja enda mugavustsoonist ja siis see oli nagu üks siuke asi, kust ma nagu surusin välja ja ma ei öelnud oma vanematele ega kellelegi, et see on väga halb eeskuju. Palun ärge võtke eetsust eeskuju. Vanematele kindlasti tuleb rääkida, kui sa midagi hakkad plaadima. Jumal teab, mis juhtub. Okay, su vanemad võiks ikka mõistvad olla, et sa tead, et sealt tuleb nagu võib-olla. Aga ma ei teadnud, mida oodata. See tundus nagu veider asi. Eestis ei ole ju keegi teinud ja ma olen kuulnud, nagu välismaal võib-olla ei võetud seda nii hästi ei ole võetud, et vastu, aga see mingi 2010, kui niimoodi ei võetud. Ja siis tuligi see, et mu õde rääkis mind välja, vastik emale, aga peale seda, kui ta rääkis mu emale välja, on mu ema olnud kõik need aastad alati see inimene, kes vaatab mu video esimesena üle ja annab tagasisidet mulle. Et ma olen väga tänulik tegelikult ja kõik on nii toetavad olnud. Seda on väga hea kuulda. Sul on olemas ka need toetajad, kellele kohe esimese võimalusena see idee saata, las vaatab üle, kuidas tundub, et seda on hea kuulda. Mul ka üks sellist inimest ei ole, ma lihtsalt postitan üles ja hoian silmad kinni ja lasen sellel asjal nagu ujuda. Et õnneks minu juures on ka see pluss, et ma tean, et mingid asjad kukuvadki halvasti välja ja see peabki kukkuma, sest see ongi päris elu, et isegi kui ma siin filmin midagi, siis see peabki nii olema, sest muidu ma nii-öelda teeskleks, et sellist asja ei ole. Ja samamoodi, mina talun hästi nagu selles mõttes kriitikat, et ma ei mõtle kunagi selle peale, isegi kui ma vaatan kedagi kommentaariumis, ma lihtsalt naeran, et ma saan aru, et ma saan temast aru, kui ta ütleb mulle midagi, et ma olen värdjas ja sedasi ja teisiti ja minul on igastast nagu lihtne selles mõttes, et ma ei kunagi muretse selliste asjade peale ja ma nagu lihtsalt tean, et kui mulle meeldib seda teha, siis minu siht on sellele, et ma teen seda, mis mulle meeldib teha ja ma teengi. Et kindlasti ka YouTube on nagu sinu puhul nagu sedasi, et sa teed seda, mis sulle meeldib teha. Et ka kõik videod on need, et mida sa just kui tahad nagu teistele ka näidata, kõik need asjad, mida sa teinud oled, et võtame kas või selle ühe jõuluvideo, kuidas sa tulid cringe kostüümis alla, põhimõtteliselt sul olid need jõulupüksid, mis olid valge-punasega, tulid niimoodi alla. Et see oli nagu selline, minu jaoks oli kõige naljakam video, mida ma eales näinud, kus sul aknalaua peal olid väga vinged jõulukalendrid ja nagu sellised asjad. See on, kindlasti sul peab selles mingi kirg sees olema, kui sa tunned, et see on nagu naljakas ja sa teed seda. Aga küsides nagu nii-öelda rohkem meie podcasti nii-öelda suunal erinevaid küsimusi, siis minnes vabaduse juurde, siis kui palju see nagu YouTube ja see nii-öelda sisu loomine sulle nagu sellist vabadust nagu annab, et kui me räägime, ma ei mõtle küll mingit finantsilist vabadust, võib-olla mingi rahalist või okei, aga nagu üleüldse, et kuidas sina tunned, millist vabadust ja kui palju ta sulle annab nii-öelda? No mingis mõttes on, tegelikult annab ka natuke finantsilise vabadus, aga see ongi see, et ühest asjast on läinud ka asi teistesse asjadesse, räägime mingi Instagram, teised projektid on ju, et selle tõttu olengi saanud jätkata YouTube'iga ja niimoodi, et ma nagu elan üksinda, maksan enda arveid ja kõike seda, et
et YouTube no see ongi see, et ta oli väljundiks mulle ühel hetkel ja ma avastasin, et ma saangi nagu katsetada, proovida, olla mina ise, ebaõnnestuda, õppida sellest ja ütleme, et vabadus luua, öelda, vabadus nii-öelda põhimõtteliselt kõigeks, mul ei ole nagu, ma ei ole ennast kuidagi nagu kasti mänginud, ma olen teinud seda edasi, ma olen nagu täiesti mina ise, ma ei pea 8-5 tööl käima, ma pean võib-olla mitu ööd monteerima seevastu, aga samas mulle meeldib see ja ma saangi tegeleda sellega, mida ma tahan, pluss teised võib-olla hobid ja projektid sinna kõrvale. Et ma nagu mingis mõttes ma olen väga-väga tänulik, et ma saan sellist elu elada, mis ei ole kastis ja mis on täiesti teistmoodi. Ja vabadus võib-olla kogeda asju, mida võib-olla ma ei saaks. Ja ma ei tea, vabadus kõigeks, välja arvatud kuritegevuseks. Kujutaksid sa oma elu ette praegu 8-5 tööd tegemas kuskil? Tead, ma olen mõelnud sellele, et ma ei tea, ma saaks hakkama sellega kindla peale, aga ma ei tea, kas ma oleksin nagu õnnelik. Ma arvan, et oleneb kindlasti tööst. Kuna mul hullult taimed meeldivad, kui ma peaksin botaanikaaias töötama nii kaua, siis ma arvan, et see oleks päris lahe. Või kuskil võõral maal giidina vaata, et sellised asjad mind väga kõnetaks, et kindlasti oleneb töökohast, aga see, et ma saan ärgata siis, kui ma ise tahan, kui mul ei ole midagi muud, ongi see, et mul ei ole nagu mingeid asju või kohti, kus olla võib-olla niimoodi, et iga päev või et mul on vabad päevad. Sellega on nii naljakas asi tulnud see, et kui ma võtsin ka näiteks, esimene kord ma sain aru see, et kui ma võtsin vaba aasta, see esimest korda selle 13 aasta jooksul, kui oli see, et sul hakkab nagu kooli aasta, aga sa ei lähe kooli ja sa oled nagu kodus, nagu põhimõtteliselt praegu kõigil on ju, aga see oli nagu enne seda ja see ongi see, et vau, et ma näen nagu talvel on nagu valge veel väljas ja ma saan nagu välja minna, kui on valge ja ma avastasin talve enda jaoks ja nagu sellised asjad. Et YouTube'iga on ka see, et ma nagu ärkan siis, kui tahan, aga samas on see, et kõik on tööl, nagu kellele ma helistan, siis ma helistan oma teistele YouTube'i sõpradele seal Tallinnas on ju või teistele sõpradele, et kõik on nagu siuke hästi veider, aga ma kaifin seda, et jah. Kui palju nagu sellist konkurentsis üldse nagu YouTuberitega oled nagu tundnud, et kas on näiteks keegi tulnud, ma ei tea, ma ei oska nagu näiteid tuua, ma tean, et Liina Ariadne ja Marti Allikuga oled sa nagu head sõbrad, aga oled sa tundnud ka kellegiga kuskil kohtudes, et kuule, et ta tahab mulle ikka nagu kanda astuda, et tunnen ennast justkui nagu No on üritatud, on ju, meil oli see mingi aasta oli see, kui üritati hullult draamasid alustada ja vedada sinna, see ikka kordub, on ju, et tulevad uued sisuloojad, kes on nagu lendavad tippu ja siis nad üritavad jälle mingit asja alustada, on ju, aga ongi see, et ma ei ole vedu võtnud, sest mind absoluutselt ei huvita ja see ongi see, et ma võtan naljana seda või vastan alla, vaata, et ma ajan enda asja, kõige lollim, mida sa saad teha, on teistega võrrelda. Et sest see nagu ongi see, et sa kogu aeg nagu muretsed selle pärast võib-olla ja see juhtub väga paljudel YouTuberitel, aga tavaliselt ongi see, et sa hakkad võrdlema enda mingi numbrid nagu teistega. Aga ongi, et üks asi on see, et mind eristab, on see, et ma olen Tartus. Et Tallinnas seal on nagu, oli ikka kõik YouTuberid ju algul, kui ma alustasin 2016 ja minu sisu erines, minu võib-olla naljad erinesid, see teate küll seda Lõuna-Eesti murrakut, neid lamedaid nalju, et kõige selle tõttu. Ja siis ma teadsin, et ma olen täiesti omamoodi ja ma olen siiamaani omamoodi ja ma teen enda asja, nagu ma ei tee kedagi nagu järgi, et siis ma ei võta võrrelda. Kui näiteks võtta, kindlasti, me ei pea rääkima minu podcastist, me võime rääkida sinu videodest ja on hästi palju võib-olla noori, kes siiamaani mõtlevad, et kurat, et tahaks ka võib-olla nagu midagi nagu näidata või midagi teha, võtta see kaamera, aga midagi jääb justkui puudu. Millist nõu sa annaksid neile, et kuidas, kas üldse teha või kuidas teha või kuidas see käima saada või mis nad tegema peaksid? Hästi, mul on paar tuttavat rääkinud seda, et või ütleme paar tegijat ka YouTuberit on see, et kui nad alustasid, siis nad võib-olla ei pannud videoid avalikuks. Et sa proovidki niimoodi seda protsessi ja siis, kui sa tunned ennast piisavalt enesekindlalt ja lased võib-olla vabaks ja lahti ja sul peaks olema ikkagi nagu see ootus või nagu teadmine see, et kui sa isegi tead, et sa teed head asja ja siis see Eestis
on see, et kui sa teed head asja, sa saad ikka kriitikat. Vahet ei ole. Et sa peaksid selleks valmis olema. Mind valmistas Twitter ette või ütleme, et teised sotsiaalmeediakanalid on ju, et Twitteris oli siuke piifimine üksteisega võib-olla too periood ja siuksed mingid totakad tweetid ja ütleme, kõik paid lolli ühesõnaga. Ja siis see nagu valmistas ette see, mis seal toimus ja kui ma nagu tegingi selle YouTube'i, siis ma teadsin, et sealt tuleb selliseid asju, aga sa peadki kõige raskem, kui hakatagi, kui me räägime, siis ongi ju tegelikult see, kuidas kriitikaga toime tulla, sest see on see, mis võib lõpetada asjad ära, mida on ka näinud kõik see, mis on toimunud. Aga sul teine asi kindlasti, mis on lõpetanud ära inimestel, ütleme selle kire või teema, et selle teekonna on see, et kui ei olegi kirge, et ongi, et sa teed seda nagu võib-olla sellepärast, et saada tuntuks või sellepärast, et teenida raha. Vale eesmärgi pärast. Jah, ja siis need inimesed ühel hetkel, kui nad ei saavuta seda, kas nii kiiresti või üldse mitte, sest me elame Eestis, ainukesed kuulsused on Anne Veskiivo linna, et siis nad nagu kaavadki ära ja siis ongi see, et nagu tõeline pale võib-olla tuleb välja või ma ei oska öelda, et mina kindlasti, mul olid teised eesmärgid. Mul ei olnud aimugi, et see läheb selles suunas või ma olen alati algusest peale olnud selle teadmisega, et see võib iga kell lõppeda. Ja senikaua, kui see ei lõppe, senikaua ma teen seda täiel rinnal, et jah. Aga kui me räägime üldse sellest nagu kirest, et ja küsin nagu sedasi, et me ei pea võtma selle YouTube'i, üleüldse mingi muu asja. Millise soovituse sa annaksid neile noortele, kellel ei olegi isegi mingit kirge. Et nad ei tea, nad on praegu samamoodi nagu sina kunagi, võib-olla 12. klassi lõpus, kes on 9. klassi lõpus, on ju paanikas, istuvad endaga kuskil toas, nurgas, mõtlevad, et mis nüüd edasi. Millist nõu annad neile? No, toa nurgas istudes sa vist väga kuhugi ei jõuagi või kui sa nagu ongi see, et sa ei saagi leida midagi, kui sa istud, kui sa oled paigal. Et sa pead liikuma, katsetama, ebaõnnestuma, proovima. Et ongi see, et selle jaoks on vaja julgust, aga selle tõttu, kui sa oledki nagu astud mugavustsoonist välja, sa võid leida erinevaid asju ja lõpuks ma arvan, et sa leiadki selle, mis sind tõesti kõnetab. Aga see ei saa toimuda enne, kui sa ei katseta ja ei proovi. Et siin ei olegi midagi keerulist mingis mõttes. Ma tean, et seda teha on võib-olla algul keeruline. Aga sa pead kuskil sisimast leidma selle ja võib-olla kasutama, mis on see väljend, et see fake it till you make it, vaata. Et sa lähedki nagu, teed nii-öelda fake enesekindluse ja manad seda teistele, kuni see lõpuks ongi sinu reaalsus, ehk sa oledki enesekindel ja see töötab niimoodi. Et kindlasti võib-olla seda proovida. Et midagi nagu keerulist ei olegi või samas on keeruline, aga samas ei ole ka ja mul on nagu võib-olla raske võib-olla meenutada või mäletada selliseid asju, sest sellest on aeg nagu möödas ja ma olen nagu selle sees olnud kogu aeg ja ongi, ütleme, et see eneseareng selle kõige käigus on nagu kõike seda väärt, mis sa teed. Väga palju ma kindlasti olen ise näinud, kuidas inimesed ei julge ebaõnnestuda. Et see on võib-olla meil sisestatud juba vanemate poolt isegi ja mingid sellised asju. Üks asi sellega seoses ongi see, et mis on mind väga palju aitanud, mis selleks on enda üle nalja tegemine. Ja see, et sa suudad võtta selliseid situatsioone huumoriga ja ma olen näinud neid inimesi, kes ei suuda enda üle nalja teha, nagu never ja nad muutuvadki lõpuks nii negatiivseks, neil läheb elus halvasti, mis iganes, et nad ei oska selliste situatsioonide üle naerda ja sellest nagu õppida, et see on ja väga huvitav, palun jätka. See oleks väga hea oskus, on ju. Kui sa, tegelikult su enesekindlus kasvab koos sellega, kui sa oskad nagu enda üle nalja teha. Et sa tead, kui keegi nagu isegi võtab selle ründepositsiooni, ütleb, et sa oled hälvik, värdjas, mis iganes taga ütleks, siis sa tead, et sa ei ole seda, et sa oled enesekindel. Ma tean, et ma ei ole see, ma ei olegi see. Et see on, jah, ma olen täiesti nõus sinuga. Aga mis sa nagu ise hindad, kui suurt mõju on tekitanud sinu nii-öelda selles edus, kui nii väita on, siis kui suurt nagu mõju on tekitanud sinu edus nii-öelda see järjepidevus, et ikkagi 5 aastat, isegi juba 6 aastat vaikselt, mõtlen 2016, jah, okei. Et kui palju see nii-öelda järjepidevus on sinu elus nagu, või selles edus nii-öelda rolli mänginud? Nagu nii naljakas mõelda, et ma olen need 5-6 aastat iga nädal postitanud video ja ongi see tsükkel on ju see tegelikult, et sul on mingi mõte, sa filmid seda, sa töötled seda, sa paned üles
ja siis oled nullist tagasi ja hakkab kõik uuesti, sa pead nagu mõtlema niimoodi ja kõik need 5-6 aastat. Ja ühel hetkel ongi see, et ma avastasin, et mu mõte töötabki niimoodi, mu peas kogu aeg tiksub see, et mida filmida, ma pean koju jõudma, et filmida või kui ma pean koju minema monteerima, kuidas ma nädala plaanin, et kõik nagu pöörlebki selle ümber. Aga järjepidevus oligi see, et eriti kui ma olen pause ka teinud mingitel hetkedel, aga nendel hetkedel ma olen avastanud, et see on nii veider minu jaoks, et ma tunnen nagu ma veaks kõiki neid inimesi alt, kes ootavad seda videot ja kelle jaoks on see võib-olla nagu iganädalane traditsioon, hästi paljud on kirjutanud, aga järjepidevus ongi tegelikult see, mis sellel puhul tõesti on nii-öelda edasi viinud. Et kui ma olen näinud, kuidas siin on Eesti YouTubereid, kes on teinud pikki pause niimoodi, et nad pool aastat või aasta ei postita ja üritavad tagasi tulla ja nende numbrid enam ei lähe nagu paarist tuhandes kõrgemale, kuigi nad olid mitukümmend tuhat võib-olla. Et siis on see, et kus sa oled nagu, et okei, et tuleb olla ikkagi järjepidev. Muidu sa põrud. Okei, ehk siis võivad need nii-öelda jälgijad ära kaduda ja nad vaatavad, et see enam ei posti. Jah, väga raske on tegelikult sealt nagu üles töötada ennast või tagasi tulla, aga on ka neid, kes on sellega väga hästi hakkama saanud. Et see vajab lihtsalt väga palju siis nagu usku endasse ja jah. Kui küsida ka nagu seda, siis kas ka sina 9. klassi lõpus või 12. klassi lõpus olid nagu selles seisus nagu ikka enamik noori, et sa ei teadnud, mida teha? Ja mõlema klassi lõpus ma olin samas seisus tegelikult, kui hakata mõtlema, isaku veider. Jah, ma ei teadnud, mida teha. Kui ma 9. lõpetasin, oli see, et okei, ma olen Ülenurmes niikuinii sees, sest mul olid nagu 5 ja nii edasi kiituskirjad. Ja et aga võib-olla prooviks, et äkki linna ja see oli kõige lahedam ja õigem otsus mu elus, sellepärast, et minu maailmapilt avanes, ma muutusin inimesena hästi palju, kui ma hakkasin linnas käima, sest siin on väga palju erinevaid inimesi, siin on kuidagi tolereerivam seltskond ja kui 12. ma käisin, vaata 12. on see, kus sul käib karjäärinõustaja. Kui ma oleks teda kuulanud, oleksin ma metsanduses praegu. Jah, et ma tean, mul on see särk on küll praegu, et ma võiks nagu puuraidur olla, aga ma ei läinud, oligi see, et nagu proovid ja katsetad ja tegelikult oligi, ma läksin infokorraldust õppima selle pärast ju, et ma ei jääks nagu passima, kuigi mind ei huvitanud see. Et ja ütlen ausalt, et siiamaani, kui ma olen vaatanud erialasid, siis väga raske on leida midagi, mis nagu tõeliselt huvitaks või mis mulle päriselt sobiks, midagi, mis ei tähendaks seda, et ma peaks Tallinnasse kolima ja elama seal, mida ma ei tahaks väga teha, aga jah. Tartu jääb ikka südames. Tartu on väga-väga südames. Tallinnas on kõigil on ülikiire ja ikka... Tallinnas on ülikiire kõigil ja kõigil on, ütleme, et üks asi on see fake it till you make it mentaliteet, teine asi on see, et kui sa teed seda kogu aeg ja sa elad selles ja siis kõik seal Tallinnas minu arvates peaaegu, ma ei taha üldistada, feigivadki nii palju, et nad nagu ei saa aru. Ja ütleme, et tead, kui huvitav oli kuulata just hiljuti, et keegi ütles, et nad Tallinnas sa ei käi sõpradega väljas hängimas või inimestega või mingitel üritustel, sa käid sotsialiseerumas. See tähendab seda, et sa lood suhteid, sõprussuhteid selle eesmärgiga, et sa saaksid kunagi seda ära kasutada ja midagi tagasi saada, midagi nagu Hollywoodis või LA's. Et see oli väga huvitav, ma olin nagu okei, tore. Okei. Ja siis, kui sa hakkad selle peale mõtlema ja siis, kui sa hakkad kuskil käima ja väljas, sa nagu, ma saan väga hästi aru, et jah. Nii ongi. Nii võib-olla ongi teinekord, et jah, et seda siirust ja ehedust ja sellist lihtsust ei ole teinekord nii väga Tallinna inimestel, kui on Tartu inimestel. Sest nagu meil on nagu, seal on prioriteediks on ikkagi paljudel see, et sa teed tööd, sa jõuad kuhugi, nii edasi. Siin on see, et meil on ka lisaks tööle ja kõigele sellele on pere ja sõbrad, kes on meie elus väga tähtsad. Et seal nii palju võib-olla seda teinekord ei ole paljudel inimestel. Et seal on see, et ma pean jõudma toppi ja vahet pole, mis inimesed minu teele ette jäävad ja ma kõik lükkan eemale, et nagu ma sõidan nagu 100-ga läbi vaata. Et jah, see on kahju. Kuule, sa oled olnud ka aasta Instagrammer. Sa just ennist mainisid mulle, et sul on ikka päris hea story sellega. Räägi oma story sellega. Jah, sellega oli siis see story. Nagu saime kutse, enne sünnipäeva täpselt mul sügisel, et mina sain kutse ja Liina sai kutse ja me siis mõtlesime, et okei, see üritus on ju, aga see on nagu mingi, see ei tundunud nagu see pole varem sellest üritust nagu kuulnudki ja et okei, see toimub on ju.
ja siis mul tuli sünnipäev, siis me mõtlesime, et davai, vana hea eestlaslikult, et lähme Lätti, on ju, et ostame seal natuke odavat joogipoolist, et noh, jah, ja siis oli, et kuule, see üritus on ka samal ajal, et lähme vaatame sinna. Ja siis jõudsin mul mingi tagi ja mingi triiksärk ja nii edasi ja noh, teistel ka oli selline lihtsam ja jõuame sinna, vaatame, et siin on nagu mingi kõik Baltikumi mingid lipud, inimesed on nagu väga viisakalt riides ja seal on nagu toit, joogid, kõik kanti ja mingid tuntud kõnelejad pärast, kui me guugeldasime, et mingid nagu mitmemiljoniliste firmade nii-öelda omanikud. Istusime seal publiku seas ja siis seal antigi erinevad kategooriad ja siis oligi see, et aasta Instagrammer, seal anti nii-öelda brändidele ja firmadele nii-öelda kõik see mingis Veetpangid ja vana Tallinn rockis täiega võime iga kord nagu wow, ta tegi ära lihtsalt kõigile. Ja siis oligi see, et tuli see aasta Instagrammer riigiti algul ja siis seal oligi Nublik, mitte Nublu, Diana Noob, ja siis olin nagu mina ja Grete Klein ja Liina ja siis öeldi minu nimi, et nagu, et esimene, see tähendab seda, et aasta Instagrammeri saab see, et sul olenemata jälgijate arvust, kui sul võib olla palju jälgijaid, aga kui sul laigib ainult mingi 500 inimest, siis 100 000, et siis sul ei ole väga kaasatud nii-öelda audience või kes siin nagu väga noh, laigiks ja nii edasi elaks kaasa. Aga nagu mul on see suhe olnud päris hea ja siis ma nagu kutsutigi minu nimi öeldi ja ma läksin siis lavale sealt inimeste vahelt ja ma mõtlesin, mida kuradi toimub. Siis seal lavale suruti kätte ja anti see diplom üle, ma olin, mida asja. Ja siis anti teiste Baltikumide võitjad tulid ka, Baltikumide aasta, mis Leedu ja Läti omad tulid ka siis, ja siis öeldi see, et nagu kes on nagu top kogu selle kõige peale ja ma sain, Leedus ja Lätis on ilmselgelt tunduvalt rohkem inimesi kui Eestis ja ütleme, et võib-olla neid, kes sotsiaalmeedias ja kokkuvõttes mina kogu Baltikumi peale olin siis 7. kohal Instagrami koha pealt. Kõva sõna. Mida asja, et nagu see oli täiesti ulme ja siis tulin ära sealt ja siis oli see, nagu mida kuradit just juhtus, et see on nagu nii lahe asi ja ma olin nagu, cool. Et vahepeal on ikka nagu lahe saada selle asja eest, mida sa võib-olla teed nagu veits nagu siuke pat on the back, vaata. Et jah. See on tegelikult ju päris kõva sõna Baltikumis olla esi 7 seas. On ju, et lähed nagu alkoholi ostma Lätti ja tuleb välja ja saad diplomi. Täpselt. On ju. Täpselt see storyline, et räägid tuleviks oma lapsele, et tead, mul juhtus kunagi selline asi, et Lätis oli kunagi odav alkohol ja käisin väiksel üritusel ja sain ülihea koha. See, ma arvan, see on mõne inimese unistus sattuda nagu sellistesse nagu kohtadesse või selliseid asju saavutada ja mõnel tuleb see lihtsalt teel Lätti alkoholi ostas. Ja ma tunnen nii halvasti võib-olla nagu sellepärast, et nagu ma ei taha kõlada tänamatult, sest ma olin väga-väga tänulik ja ma poetasin pisaraid ka seal ikkagi, sest see oli kõik nii järsku ja ma soovin, et ma oleksin süvenenud rohkem sellesse kirja ja sellesse kutsesse ja kõik, mis see nagu tähendab, sest et seal olles ma sain aru, et see on väga-väga suur asi, sest et kõik need brändid seal ja kõik need, mis seal üle anti ja jah, lahe, väga lahe. Minnes siis nagu natukene edasi ja rääkida siis nii-öelda jätkuvalt vabadusest, siis mul on tavapäraseks saanud see, et ma tavaliselt oma nii-öelda külalistelt alati küsin, et mis on nende jaoks vabadus. Küsin ka sinu käest, Hensu, mis sinu jaoks on vabadus? Vabadus on minu jaoks, mul on hästi palju vestlusi olnud sellel teemal. Eile ka, näiteks emaga ma rääkisin, tuli jälle see ülikooli teema. Meil vahest ajast aega tuleb see ikkagi teemaks ja siis oligi, ma ütlesin talle, et ta ütles, et et sa nagu mingis mõttes nagu lubasid, et sa ikkagi lähed kuskile ja nii edasi. Ja siis ma ütlesin, et ma nagu mõtlen selle peale ja ma otsin endiselt, aga tead, ma mõtlesin ka seda, et ma ei ela sinu jaoks. Sorry, not sorry, aga ma elan enda jaoks. Ja need otsused, mis ma teen need enda jaoks ja lõppude lõpuks on see, et mina tahan olla õnnelik. Ja ongi see, et kogu maailm on nagu avatud ja kui sa oled veel positiivselt mõtestatud ehk õnnelik, õnn ongi vabadus võib-olla minu jaoks. Sest et teinekord, kui seda ei ole, kui sa oled väga halvas tujus, siis nagu kõik võimalused, kõik mis iganes tundub nagu, see on nagu augus põhimõtteliselt ja sul ei ole vabadust. Sa ei saa nagu, sa ei vii ennast välja kuskile, sa ei tee mitte midagi, ehk sa oled nagu kinni. Aga kui sa oled nagu vaimselt
füüsiliselt heas kohas ja kõigega sellega heas kohas, kõigega sellega, siis see võib olla, et jah, ma ei oskagi midagi, ma ei ole võib-olla enda jaoks päris õigesti seda välja mõtestanud, sellepärast, et mingis mõttes seda vabadust on olnud mul võib-olla liiga palju, et seda võib-olla näha nii-öelda suuremas pildis. Aga jah, mis sinu jaoks on vabadus? Minu jaoks on vabadus ikkagi see, et kui ma saan kõike teha nii, nagu mulle nagu meeldib teha, et ma ei pea muretsema millegi pärast, ma ei pea mõtlema sellele, et ma pean homme jälle tööle minema, sest ma ei ole tegelikult mul ei ole kohustus minna sinna tööle, et kui mulle ei meeldigi see, siis ma ei tee seda. Aga kui mul on töö, mis mulle meeldib teha, siis see on jällegi minu jaoks vabadus. Ma teen seda, mis mulle meeldib, see jääb sinna reeglitesse. Aga see ongi pigem minu jaoks see, et kui sa leiad, ma arvan, sa nõustud minuga, kui sa leiad enda kire, siis tegelikult see on, ma arvan, üks suurimaid nii-öelda protsente, kuidas sa oled oma elu muutnud juba vabamaks. Et noh, võtame siis näiteks inimese, kes sunniviisiliselt on sattunud kuhugi tööle, noh, tal on suht kehv palk, aga ta peab seal käima, tal ei ole muud võimalust, noh, ta ei tee võib-olla seda nagu kirega, ta ei tee seda nii, nagu talle meeldib, noh, ta käibki sealt 9-5, jõuab kell 5, jõuab koju ja teeb grimasse, et noh, kurat, et miks ma olen seal ja nii edasi, et need inimesed just ma kaldun arvama ei ole nagu vabad, et kui mõni isegi väidab, et mõni asi tulebki nagu selline mustalt läbi teha ja noh, neid rõvedaid momente peab olema, siis küsimus on selles, et jah, ma olen nõus, et sa teed neid nagu läbi, aga miks sa teed neid läbi 10 aastaid, 20 aastat, 30 aastat, 40 aastat, sa oled 40-aastane, sa ütled, et sa ei ole oma eluga rahul, sa ei ole vaba, noh, et see ongi see, võib-olla see nagu tuluke, mis paneb nagu mõtlema. Ma saan aru, et jah, sa vahepeal oled võib-olla kuid, võib-olla mõned aastad oled kuskil rõvedal tööl, on ju, et sul on mingit palka vaja ja nii edasi. Aga siiski nagu, kuule, come on, et kui sa oled nagu 70-ne, 80-ne, sul ei ole võib-olla palju jäänud enam elada ja sa ütled, et sa ei ole oma eluga rahul ja sa olid terve elu just kui tundsid, et sa oled midagi kohustatud tegema, siis kas ei oleks mitte aeg nagu praegu seda juba muuta, et võta kätte, hakka nagu muutma seda, et sa saaksid kõike nagu jooksvalt teha, et ma arvan, et kui noh, sina näiteks suudad vabamalt elada, võib-olla mina suudan vabamalt elada, noh, ma arvan, et kõik suudavad seda enda jaoks teha, et see ei pea olema 24/7 ja see, et sa oled vaba, aga peab olema neid momente, kus sa reaalselt tunned nagu, et sul on kirg selle elu sees, et nagu, sa ei tunne iga päev, et jumala kohutav päev on, sorry, nagu ma ei viitsi ja palk on ka nii kehv ja lapsega peab tegelema ja lihtsalt oledki selline, sest see ei ole ju see. Oled nõus minuga? Absoluutselt olen nõus. Ja ma hakkasin mõtlema, et tegelikult seda vabadust ongi võib-olla mitmes vormis või laadis, et ongi, et kui sul on hirmud, kui sul on ebakindlused, siis sa ei saa ka vaba olla. Ja kusjuures ma avastasin peale viimast videot, või eelviimane video mul oli see, kus mul sõbrad täitsid Google Docs vormi anonüümselt, kus oli küsimused minu kohta ja umbes, et mis sulle minu puhul ei meeldi, noh, seal oli ikka kõike, miks ma vallale olen sinu arvates. Ja kui ma filmisin seda videot, siis ma rääkisin ka võib-olla natuke tõsisemalt nii-öelda esimest korda, et võib-olla enda ebakindlustest ja ühel hetkel, nagu ma tegin selle kõik ära, seda oli väga raske filmida minu jaoks nagu nii aus ja vaba olla, aga kui ma filmisin ära, siis ma kõndisin järgmine päev linnas, siis ma mõtlesin, et ai kurat, et ma olen kõik oma ebakindlused nüüd nagu, ma olen leppinud nendega, ma olen need nii-öelda välja pannud enda puhul nii-öelda avalikult mitmekümnele tuhandele inimesele, et see ei ole nagu enam üllatus ja ma tunnen ennast nagu täiesti vabana. Mul ei ole enam millegi pärast põdeda, enda ebakindluste pärast. Kõik teavad seda niikuinii. Noh, ma olen seda aastate jooksul teinud ikka, et ma videotesse pannud nagu enda üle nalja teinud jällegi. Et see võtab ka mingis mõttes nii-öelda kommentaatoritel relvad ära selles mõttes, et kui nad ütlevad või viskavad selle sinu mingi ebakindluse pihta midagi, siis nagu, ja ma tean. Ma olen sellest nalja teinud. No ongi see, et neil ei ole enam midagi öelda, et mis nagu teeks mulle nagu, noh, kuidagi haiget. Täpselt. Ega jah, see vabadus tegelikult tähendabki iga inimese jaoks nagu mõnes mõttes erinevalt. Et noh, minu külalised on enamasti kõik olnud mõnes mõttes nagu nõus sellega, et mis mina ka nagu väitsid, et jah, kui sa leiad enda kire, sa teed seda, et sa oledki juba nagu vabam ja nii see on, aga samas ikkagi, noh, ma arvan, et on väga palju neid inimesi, kes arvavad, et vabadus on võib-olla finantsiline vabadus, et ei tähenda see üleüldist. Ja mul on olnud ka nagu, jah,
väga palju nagu vestlusi nagu minu podcast'i teemal, et mis tähendab nagu vabadus, et mis rollis või mis nagu aspektis vabadusest sa nagu räägid, on ju. Et point on selles, et podcast räägibki sellest, et iga inimene tuleb ja räägib, mis on tema jaoks vabadus. Et sa võid olla jah, kes sa iganes nagu tahad olla, sa võid olla ka palgatööline, et kui sulle see reaalselt meeldib, siis palun väga, tule räägi, kuidas sulle see meeldib, kuidas sa said selle. Et see ongi kõige huvitavam, sest minu arvates, see on ka minu järgmine küsimus, minu arvates jätkuvalt on nagu meil ühiskonnas ikka on nagu päris jõledalt ja jõhkralt neid inimesi, kes nad ei ole üldse rahul oma tööga. Minagi 9. või 12. klassi lõpus, ma sain aru, kui tegelikult mõnes mõttes paanikas ma olin nagu sellepärast, et ma ei teadnud, mida ma teen. Et ma ei tahtnud minna nagu valet rada, ma ei tahtnud, mul ei olnud, minus sees ei olnud üldse nagu enesekindlust, ma ei tahtnud nagu midagi hakata valesti tegema oma elus. Õnneks mul läks nagu kõik teistmoodi, et kindlasti nagu ma oskan nii mõndagi nagu öelda, et kuidas seda saavutada, aga mis sina arvad, et kas sinu jaoks ka ühiskonnas on pigem palju neid inimesi või kuidas sina nagu näed seda? Pigem on ikka palju, aga uus generatsioon, kes on nüüd peale tulnud, ütleme, et kui me räägime tööst, siis vanem generatsioon on see, et kui sa läksid tööle, siis sa töötad selle ühe koha peal mitukümmend aastat, kuni võib-olla surmani välja, on ju. Aga uus generatsioon on see, et kes läheb tööle, kellel on võib-olla palju töökohti, sest kui neile midagi väga ei sobi, siis nad tulevad ära. Nad ei lase endale, ütleme, et kui sul on ülemus on mingi dickhead, on ju, et nad ei lase endale pähe istuda. Et nad nagu kohe reageerivad, et sellist vaimset manipulatsiooni või kõik see, et kui see on väsitav, mis iganes, mul endalgi sõpradel, neil on väga palju töökohti olnud mõnel, on ju. Sest et kui see ei ole õige, siis nagu, miks sa peaksid tegema seda? Ja see on minu arust see uus nagu mentaliteet võib-olla, mis on tulnud nagu noortega peale. Et see on hästi huvitav, et sest et enam ei ole nõukaaeg, et sa valid ühe töökoha ja pead seal elu lõpuni olema. Ma olen su sõbraga täitsa nõus, et tegelikult mina ka võib-olla oma kired ja kire olen nagu leidnud tänu sellele, et ma olen lihtsalt proovinud, et jah, kui sa nagu, võib-olla mõnes mõttes on see kuidagi nagu imelik, et kui sa lähed nagu ühe töökoha peale, oled seal 3 kuud ära, vaatad, see ei ole ikka päris sinu, siis lähed järgmisele ja nii edasi, aga nagu fuck it, sa tegelikult nagu leiad selle ikkagi, mis sulle nagu lõpuks meeldib. Et sa lõpuks hakkad alles analüüsima, et kuule, et aga see oli päris hea ja mulle meeldis seda teha, ma tegin seda nagu hea meelega, ma ärkasin üles. Et see ongi, jah, mõne jaoks võib-olla tundub see, et kuidas ma teen seda ja mis mõttes, et ma ei saa niimoodi joosta ühe koha pealt teisele, et ma varsti ei saagi tööd ega midagi. Maailm on avatud, kõik võtavad siin vastu, sa ei pea erilist CV-dki omama, inimene tegelikult nagu vaatab, et okei, sa oled noor, sa tajud piiti enam-vähem, ma võtan su tööle ja nagu minuga oli samamoodi, ma ei tea, mitme töökoha peal ma olnud olen, aga ma olen ka väga nagu jõhkrate töökohtade peal olnud, toome jõhkrusel, ma mõtlen seda, et ma olen käinud inimeste juures kodus midagi nagu müümas, et see on nagu, kujuta ette, et Kermo-sugune inimene tuleb kohver käest, tuleb sulle kodu uksest sisse ja hakkab sulle seda värki müüma, et see on nagu, mõni inimene ütleb, et nagu mida asja on ju, aga see ongi nagu selle jaoks, et esiteks ma õppisin müüma, mis on väga oluline, kui sa oled näiteks ettevõtja, ma õppisin suhtlema ja kolmandaks ma sain aru, et see ei ole üldse minu, et see oli nagu kõige tähtsam minu jaoks, et ma ei räägi sellest, et see ei olnud müük minu, ei olnud suhtlus minu, vaid ma sain aru, et see töökoht just ei ole minu. Kui paljude nagu töökohtade, sul vast nagu joppas kohe on ju, või kuidas? No ma olen käinud võsa lõikamas, et see oli üks kõige räigemaid, füüsiliselt raskemaid niimoodi, et sa oled lihtsalt läbimärg, su riided on läbimärg, et sul on kõik see varustus, sul on see võsalõikur kuskil, sa lähed, vaatad võsa, kuhu sa kunagi ei astuks, ja sa pead sealt lihtsalt läbi minema. Et see oli mingi aeg ja see oli omamoodi küll vahva, aga ma tundsin, kuidas see oli suvel ka veel ja siis see oli nagu kõik, õues on 30 kraadi, inimesed sõidavad, meil pere sõidab kauksi tavaliselt Peipsi äärde ja siis sa pead olema full riietes kiivriga ja varustuses kuskil metsa all ja lõikama, et nagu suur respekt neile inimestele aga ma tundsin, et see ei ole minu jaoks, ma ei taha seda teha ja that's it, nagu, et ma liigun edasi. Et kõik need maasika korjamised on ju, et olid mingi mitu suve on ju, aga ühel hetkel nagu ma tundsin, et ei, et see võib-olla ei ole minu jaoks. Et nagu ikka, õnneks ei ole jah, mul on nagu vedanud sellega, et kuna ma alustasin noorelt, ma sain just 18 või, kui ma alustasin.
ja sellest saadik, issand, ma olen 23 nüüd juba. Ma olen tegelikult nii kaua, naljakas on mõelda, sest ma tundsin ennast algul hästi nii-öelda newbina või noorena, sest teised olid alati palju rohkem teinud ja ma olin nagu see värske vend vaata ja mingis mõttes ongi see, et ma tunnen ennast siiamaani, et ma olen nagu alles õpin ja kõike seda teen, aga samas ma olen üks vanimaid nüüd, kes on seal jäänud ja kes teeb siiamaani, et see on nagu naljakas, aga jah, mul on vedanud. See on piis, see on kõva tegelikult, et noh, see ongi vahepeal jah, sellised nagu tunded tekivad, aga samas sa vaatad, et mõni inimene siiamaani otsib nagu seda asja. Ja siis oled sina, kes sa oled nagu leidnud, ehk noh, sina oled oma eesmärgi täitnud. No jah, aga see on see, vaat inimestele omane on see, et sa ei saa jääda paigale, sa tahaksid ikkagi veel ja veel ja veel. Ja siis tegelikult see, et kui sa oled leidnud, see ei tähenda, et sa ei otsiks edasi. Et võib-olla kuidas veel areneda või hoopis võtta mingi drastiline pööre teha nii-öelda või muutus enda elus või töökohaga seoses või kui olid välismaale või noh, alati on see, et huvitav. Kõigil ei ole sama lugu, et kindlasti. Kindlasti, kallid vaatajad, me ei mõtle nagu selle all seda, et neid nii-öelda palgatöötajaid justkui ei olekski vaja. Et me mõtleme pigem nagu seda, et kui meile kahele see ei olnud nagu päris see, on ju, siis me väga respektime neid inimesi, kes tõesti on hommiku kella 7 aeg nagu nõus kas või trussikutes otse tööle minema. Neile meeldib see, nad ootavad juba kas nagu tööpäeva või nad ootavad, et nad saaks inimestega suhelda seal töö jooksul, töö ajal, mis iganes, on ju. Et neid on ka kindlasti vaja ja samamoodi nagu on ettevõtjaid vaja ja nii-öelda on ka töötajaid vaja. Et kas sina just hiljuti asutasid oma ettevõtte, hakkasid rohkem ettevõtjaks. Kuidas sa selle jaoks nii-öelda, kuidas sa selle enda jaoks leidsid ja kuidas see nagu käima läks? No sellega mulle meeldib, kuidas sa haipisid selle nii üles, aga ma tegin selle jaoks, et ma saaksin arveid teha reklaamibüroodele. Ikkagi liiduke kirjas ettevõtja büroo jaoks olemas. Ja mingis mõttes jah, et ma olen ettevõtja. Et jah, mul on oma see firma ja see kõlab nagu Rootsi telefirma, aga nagu ma teadsin, et ma ei reklaami seda kuskil vaata, et see ongi ainult arvete tegemise jaoks ja siis see kõlab Gustavson Media OÜ, mis kõlabki nagu mingi telefoni, mingi firma kuskilt Rootsist. Aga jah, see on nüüd olnud ka mitu aastat, sa ei saa teha nagu reklaamibüroodele ja nii edasi, sa ei saa arveid teha. Ja kui sul ei ole nagu oma OÜd, siis see on nagu raskendatud, sest nad peavad su ajutiselt tööle võtma, sulle nii-öelda palka maksma, kui sa koostööd teed. Et see on kindlasti hästi paljudel vajalik samm, mida nad peavad tegema. Ja tegelikult oli suht raske on teha. Eestis tegelikult ei ole väga mingit juhendit. Kui olla aus, nagu see on see, kuidas teha teine asi on nagu aasta aruanne või üldse aruanded ja asjad. Mingit juhendit nii-öelda otsest ei ole. Sul peabki olema ikkagi mingi inimene, kes on seda varem teinud, kellel on nagu oskusi. Et see on nagu hästi huvitav, nagu eriti meil, kes meil on siin startup linn on põhimõtteliselt Tartu ja üleüldse Eestis on nii palju startup'e ja teisi asju, et nagu võiks olla palju selgem see minu arvates. Või ma olen lihtsalt rumal, ma ei tea. Et jah. Ega minul oli ka algus nii, ma annan sulle hea soovituse. Leia endale sõbrad või rohkem sõpru, kes on ettevõtjad. Nad aitavad nagu sind. Ega mul oli ka samamoodi, et okei, mul üks sõber ütles, et FIE on nii kerge lihtsalt, et sa ei pea seal midagi eriti tegema, mine FIE-ks on ju, ma lõpuks läksin ikka OÜ-ks, mingi ettevõte mul on. Ja selles mõttes, ega ma olin ka nagu päris küsimärgi all, et aga kuidas ma seda teen? Et kas ma sealt raha võid üldse välja võtta? Tekivad need küsimused, sa ei tea. Aga õnneks mul oli nagu väga palju häid tuttavaid, kes on nagu selle kokku puutunud ja puutuvad siiani ja seal ei olnudki midagi keerulist. Esimene reegel oligi vist see, mis mulle öeldi, et hoia nii-öelda ettevõtte ja eraelu lahus, et ära pane neid ühte, et sa ei või ettevõtte alt umbes toitu osta ja midagi sellist, on ju. Et hoia need alati lahus, et need on 2 erinevat asja, 2 erinevat elu. Teiseks, lihtsalt täida arveid iga kohta, sa pead lihtsalt kirjutama üles, mida sa tegid. Muu ei ole tähtis. Ja kolmandaks, kui sul on vaja hakata juba mingid muid asju tegema, siis võtta raamatupidaja. Muud seal nagu tegelikult nagu suuremaid asju ei olnudki, et aga alguses olid ikka, et aga mida ma siin arvesse panen siis, et nagu ma ei saa ju, et ostsin toitu ja nii edasi, aga siis kui natukene hakkas lugema ja sõbrad aitasid, siis ettevõtja nagu ettevõtja ikka on ju. Et see on jah. Aga lõpetuseks, meil ongi siin juba hakkama otsi vaikselt kokku tõmbama. Ma tahan, et sa nagu räägiksid natukene sellest, et kuidas sa näed, et kuidas me võiksime nii-öelda olla inimesena
õnnelikud, vabad samas ja ikkagi ka selle kire teemal nagu leida päris enda jaoks see, kus me saame tulevikus ka iseendale öelda, et kuule, et ma olen nagu head asja teinud. Et selle kire kohta ma nagu küsisin juba otse, et kuidas see leida ja nii edasi, aga sina oled mõnes mõttes enda jaoks nagu leidnud. Eks see nagu aeg näitab, mis saab, kui tulla nagu küsimuse juurde tagasi ja natukene spetsiifiliselt küsida, siis ma mõtlengi seda, et mis sina arvad, mis on nagu võib-olla need mõned reeglid või mingid nagu tipid, kuidas siis elada paremat elu kui hetkel praegu. Et kui sa näiteks oledki võib-olla palgatöötaja, sa oled võib-olla lastega, sul on lapsed, sa oled 40-ndates, jube kehv on, aga kuidas siis teha nii, et 70-sena sa suudaks reaalselt öelda, et kuule, et see elu on seda väärt? Mis sina ütleksid? Wow. Väga heavy, aga see oli väga keeruline see oli väga keeruline küsimus, aga mulle andis üks sõber, kes on hästi suureks inspiratsiooniks, mulle andis hiljuti väga head nõu. Ta on siuke hästi elav inimene ja ta ütles seda, et meil kõigil on, eriti praegusel ajal, ütleme, et põhiline teema on nagu vaimne tervis ikkagi, et kui sul on see pekkis, siis sa ei tee mitte midagi. Ja kui on hästi, siis sa võid nagu kõike vallutada. Ja praegu on väga paljudel raske, kaasa arvatud mulle oli mingi periood, kus mul oli väga raske see sügis ja ta on hästi aus alati ja ta ütles seda, et tema teeb niimoodi, et iga väiksemgi tegevus, ta muudab selle kõige lahedamaks ongi jah, issand jumal, see inglise keel on mu ära rikkunud täiesti, lahedamaks tegevuseks üleüldse, nagu mida on üldse võimalik teha, näiteks sa koristad ja sa paned muusika tööle, sa tantsid samal ajal, see kõlab nii totralt, aga samas nagu tunne rõõmu väikestest asjadest, see on jälle, tuleb kõik ikkagi selleni välja või see, et sa kõnnid kuhugi, mõtle, et see on nagu kõige lahedam nii-öelda rännak üldse või ma ei oska seda muud moodi kirjeldada, ma proovisin seda, kui ma pesin näiteks hambaid. Niimoodi, et täiesti mingi, et see on nagu, kõik ongi suhtumine, kõik ongi nagu asjadesse suhtumine. Kui sa oled negatiivne inimene, siis su elu ongi negatiivne. Sa näedki ainult negatiivseid asju. Aga kui sa harjutad oma võib-olla mõtteviisi nagu ütleme või nagu mul tahavad ainult mindseti, jah, ma just tahtsin öelda, mul tahavad ainult inglisekeelsed sõnad, et nagu positiivsematele asjadele nii-öelda keskenduma, siis su elu muutub ka paremaks ja hästi palju on, vana hea on see, et kuidas võib-olla järgmist päevaga teie poweriga alustada või üleüldse nagu seda mindseti viia siis sellisele õigele tasemele on see, et nagu paljud teevad, on see, et enne magama minekut sa kas või mõttes loed need asjad üles, mille eest sa tänulik oled. Et see kuidagi nii hästi töötab ja see on nii veider ja ma ei saa aru, miks see töötab, aga see töötab väga hästi, see aitab sul häid unenägusid näha, hästi magama jääda ja järgmine päevaga nii-öelda uuesti nagu alustada poweriga niimoodi, et sa suudad nagu maailma vallutada. Et hästi palju, kokkuvõttes ongi see, et tunne rõõmu pisiasjadest, sellest, mis su ümber on. See ongi see, et sa ei oleks kogu aeg automaat nii-öelda moodi peal, et sa sõidad kogu aeg nagu ütleme läbi, sul on nagu, see on nagu rutiin tekib nii edasi, et sa vahepeal lülitaksid selle välja ja vaataksid ümber ringi. Ja see on see, et kus sa tunned niimoodi, et vau, et nagu elu on elamist väärt ja võib-olla sa teinekord näed asju, mida sa muuta tahaksid. Ja et jõuda selle nii-öelda vabaduseni või siis kireni teinekord, et jah. See on väga hästi öeldud. See on väga hästi. Okei, ma võtsin prest samamoodi. ma tegelikult täiega kujutan ette, et mõtle, kui sa reaalselt terve elu võtadki, sul on mõnes mõttes on tegelikult see rahaks. Ma arvan, et kui sa enam-vähem nagu mõistad, siis sa leiad selle raha. See raha teenimine tegelikult ei ole elus tänapäeval nagu nii keeruline, et me peaksime sellesse nagu süvenenult kinni hoidma ja muretsema selle pärast. Ma arvan, et või kuidas sina arvad? Jaa, et keegi ei tule sinu rublasid ära võtma nagu vanasti, et kõik on palju lihtsam. Ja ma mõtlesingi nagu seda, et isegi kui sul on nagu natukene, siis jah, nagu reaalselt tunne neist asjadest nagu rõõmu ja tee neid nagu crazy'sid asju. Ma ei tea, homme mine hüppa langevarjuga alla ja vahepeal tee vahepeal jälle tööd ja mine tee mingid kuuli asju veel, kõnnid tänava pealt, võib-olla vaatad, et lumevall on seal, hüppa sinna sisse ja mis iganes nagu tee seda
nagu pane seda nagu seda särtsu juurde ja see toobki nagu sinu ellu seda särtsu juurde. Tulevikus ma arvan, sa ei saa tagasi vaadata ja öelda, et kuule, et see oli nii nõme, mis ma tegin, see oli nii halb. Ma arvan, et sa ütled, et sa oled siis ka ahastus, mõtled, et ma tegin selliseid asju lihtsalt, et noh, päris ulme. No ongi, et asjad eriti praegusel perioodil, kus me peame võib-olla kodus olema rohkem kui kunagi varem, et asjad, mis tunnevad, mis panevad sind tundma, et sa elad ja ma tundsin seda, kui ma käisin nüüd esimest korda jääaugus ujumas ja ma tulin sealt välja, ma olin nagu mida pekki, ma tunnen ennast, kõlab naljakalt, aga nagu kõike, mis ümber ja see, et ma hingan hästi sügavalt või see, siis ma hakkasin nagu külma duši all käima, samamoodi hommikuti, kui sa tuled sealt välja, siis on see, et nagu wow, et sa tunned nagu midagi enamat nagu kogu oma hinge ja kehaga. Ja siis on see, et vau, ma tunnen nagu elusana ennast. Et jah. Et otsi need variandid, kuidas sa tunned ennast elusana. Ja mitte narkootikumid. Ei, kindlasti mitte. See on halb. See on halb. Aga kuule, aitäh sulle, Hensu, et sa olid nõus minuga vestlema. Kindlasti vaatajad, kui teile nii-öelda minu ja Hensu podcast meeldis, visake like, visake subscribe, minge vaadake Hensu videosid, need on coolid, annavad särtsu juurde, on ju. Ja kohtume siis järgmine kord. See ya. Peace.